Tere, mina olen Mattias ja ma kuulun sihtasutus Noored Olümpiale programmi. Ja ma tahan teiega jagada seda, kuidas siis toime tulla vigastusega ja millised mõtted käivad minu peast läbi peale seda, kui sa saad vigastada. Et kindlasti on see natukene teine maailm spordi poole pealt ja ilmselt keegi ei taju seda või ei oska arvata, mis tegelikult toimub peas sellel momendil, kui nii-öelda käib see pauk ära. See oli siis selle aasta jaanuaris, kui ma olin laagris, mis pidi olema tavaline nii-öelda ettevalmistuslaager. Ja äkki oli 11. trenn, ehk siis kerge väsimus oli olnud, see oli hommikune trenn ja mäletan, et see oli täpselt esimene päev, kui ma tundsin kerget sellist lihaskangust hommikul ja ma läksin trenni ja kohe esimese matši, mis ma trennis tegin, ma kukkusin väga kehvasti käe peale. Ja kuna mul on juba 2 operatsiooni olnud enne seda, siis ma tean, kas vigastus on tõsine või ei ole, et ma tunnen oma keha niivõrd hästi ja ma sain kohe aru, et seekord on jälle pahasti kõik. Siis ma tulin Eestisse tagasi. Eestis tagasi olles arstid vaatasid neid pilte, mis ma tegin MRT-s, ultrahelis ja kõik olid nagu kohati erineval arvamusel. Kahjustused olid selgelt näha, mis õlas olid, aga keegi ei teadnud täpselt, kas need on mingist varasemast kukkumisest, on need sellest kukkumisest. Ja kui lõpuks põhimõtteliselt 1,5 kuud hiljem ma läksin Leho Ripsi juurde, oma doktori juurde, kes mind opereeris ja kuulsin tema arvamust, siis tema oli üpris kindel, et kõik need 3 vigastust, mis õlas fikseeriti, olid tulnud sellest viimasest kukkumisest. Ja põhimõtteliselt kohe tehti mulle selgeks, et jah, üks asi on operatsioon, aga teine asi on sellest taastumine, ehk siis keegi ei anna mulle 100% garantiid, kas ma taastun sellest, millisel määral ma taastun, kas tekib mingeid komplikatsioone, ehk siis periood oli väga-väga raske tollel momendil, et üks asi on see teadmine, et sul on vigastus, aga teine moment, kui sa saad teada, et keegi ei anna sulle garantiid, et need mõtted, mis tollel momendil peast tekivad, ei ole just kõige toredamad, sellepärast et sa oled nii palju vaeva näinud, higi valanud, teinud 100 tunde trenne ühe eesmärgi nimel, milleks on olümpiale jõudmine ja vähem kui selline 2,5 aastat enne olümpiat sind tagab nii tõsine vigastus. Tollel momendil tuleb koguda ennast kiiresti, leida positiivseid mõtteid ja proovida üle olla sellest momendist, mis toimub. Ja kindlasti on väga palju abi olnud sellest, et mul oli kasutada nii-öelda see vaimse treeningu treener, kes aitas väga-väga palju mind selles vallas. Kasutasin erinevaid nii-öelda raamatuid, et lugeda nendest kogemustest. Ja eks mul vilumus ole ka tekkinud juba, kui sa oled 2 operatsioonist edukalt tagasi tulnud, siis sa tead, mida tuleb teha, mida ei tule teha. Ja märtsis oligi see päev, siis 7. märts oli see päev, kui hommikul läksin haiglasse ja pärastlõunal oli operatsioon. Ja sellel puhul tehti siis atroskoopiline lõikus, ehk mulle tehti õla etteosasse 2 auku ja tahaosasse 2 auku ning see oli mu elu 3. operatsioon juba. Ja siis põhimõtteliselt järgmine 2 nädalat ei ole mitte midagi teha. Sa pead lihtsalt ootama, kuni sa saad midagigi hakata tegema selle nimel, et kiiremini taastuda. Mind aitas väga palju mu nii-öelda isiklik füsio, Kersti Tamme tervisekliinikust. Ma juba vist kas äkki 2 või 3 päeva pärast operatsiooni ma juba läksin Kersti juurde, ta võimles mu õlaga nii suurel määral, kui see oli võimalik, ehk võimlemiseks pole seda nimetada, liigutas seda võib-olla 20 kraadi ühele poole, 20 kraadi teisele poole.
ja mäletan juba vist teisel nädalal ma käisin juba 4 korda füsio juures, ehk siis minu päevad nägid põhimõtteliselt välja sellised, et ma passisin terve päev kodus ja siis käisin 1 korra füsio juures, kes liigutas õlga. Kindlasti ma tegin ka nii palju harjutusi, kui ma ise sain, aga ega laias laastus ütleme nii, et kui esimesed 3 nädalat on käsi kaelas, siis ega sa ei tohi ise ka mingeid harjutusi teha. Minu harjutused piirdusid sellega, et ma võtsin käe lahas ära ja proovisin ka ise vaikselt kätt mingil määral kuhugi suunas liigutada. Tegelikult see on nagu väga-väga muserdav aeg. Ehk see nagu, sa oled täiesti rütmist väljas, kui sa oled harjunud, et sa käid hommikul trennis, õhtul trennis ja siis järsku sa oled aheldatud põhimõtteliselt koju, siis see on julm. Ehk siis tuleb leida nendest vähestest momentidest, mis nendel päevadel saab olla positiivsed. Ehk siis võib-olla täna sain 1 kraadi võrra oma õlga rohkem tõsta kui eelmisel päeval. See on positiivne, see on korda läinud ja tuleb tunda sellest rõõmu. Aga eks mida aeg edasi, seda paremaks nagu seis läks, kuigi ka peale operatsiooni sul ei ole mingit garantiid, et kõik saab korda. Ainuke asi, mida mulle öeldi, et sa pead täie südamega võtma taastumise harjutusi, siin ei ole mitte mingit muud varianti. Muidu sul ei ole mingit varianti sellest taastuda. Ja mäletan, kas äkki oli 3 nädalat möödas sellest, kui võeti see lahas ära. Kohe peale seda ma hakkasin jalgu treenima ja nii määral, kui seda sai ja kõlal hakkasin rohkem, siis juba harjutusi tegema, õlg muutus vabamaks ja kindlasti iga kord uued harjutused, enesekontroll, see ei ole, kui ma lähen jooksma, siis ma ei pea mõtlema iga oma sammu peale. Aga kui sa teed õlaharjutusi taastusraviks, siis sa pead mõtlema iga liigutuse peale, mis sa teed, sellepärast et kui sa kas või taastusfaasis teed 1 vale liigutuse, siis võib olla tagajärjed võivad olla väga halvad ja midagi võib uuesti puruneda. Ja eks terve see kevad oli selline, et tuli leida enda jaoks uusi väljakutseid ja eks ma jälle taas avastasin enda jaoks jooksmise. Käisin rahvajooksudel, jooksin kiiresti, enda meelest vähemalt kiiresti, eks jooksjatega võrreldes muidugi aeglaselt, aga judoka kohta kiiresti. Ja see oli selline hea vaheldus ka selles suhtes, et kui tavalisel aastal ma olen 120-130 päeva kodust ära aastas, siis ma sain olla kodus. Aga nagu ikka, siis kui liiga palju sööd torti, siis hakkab ikka lõpuks paha. Ehk siis kui sa liiga palju oled kodus, siis pole enam tore kodus olla. Ehk siis ma pidin toime tulema ka selle poolega, et ma olen kodus palju ja ma ei käi laagrites võistlustel. Ja võib-olla ma ei saanud seal teha 2 trennipäevas, ma tegin 1 trennipäevas, ma ei saanud iga päev treenida, ma pidin ülepäeviti treenima, ehk see kõik on nagu tsoonist välja tulek. Ma ei saa öelda, et mugavustsoon, treening ei ole mingi mugavustsoon, aga see on sellist tsoonist välja tulek, enda leidmine uuesti, rütmidega harjumine. Aga tegelikult kevad oli hästi tore aeg, joosta oli palju, aga samas negatiivseid mõtteid, tahad või ei taha, siis neid negatiivseid mõtteid tuleb pähe nii palju, et see on nagu mingil määral võib-olla on see nagu maski kandmine. Keegi ei näe seda, sa lähed kodust välja, kõik on okei, naeratad, kõik on tore, ma teen trenni, lahe. Aga need nii-öelda piinad või hingevalud, mis tegelikult on, sa näed, et on võistlused, teised võistlevad. Ega kaus olla, siis ma ei vaadanud ühtegi judovõistlust. Sisuliselt täiesti null, ma ei vaatanud ühtegi arvutist, telekast, mitte ühtegi judovõistlust, sest see oli ainult valus neid vaadata. Ja samamoodi maailma reitingut, kui ma muidu kogu aeg järgisin, kus ma nüüd maailma reitingus olen, siis ma täiesti null oli maailma reitingut, ma ei vaadanud absoluutselt, ma unustasin selle olemasolu isegi ära. Polnud mõtet lihtsalt kurnata, oli vaja vaid tegeleda positiivsete emotsioonidega ja negatiivsete emotsioonide nii-öelda sisestamine endas ei oleks minu taastumist kiirendanud. Tollel momendil tuli mõelda ainult neist asjadest, et taastumine kiireneb.
ja kui kevad sai läbi, siis juunis hakkasin juba vaikselt mati peal käima. Siis ka muidugi nii-öelda tuju läks jälle paremaks, sai teha seda, mida ma armastan. Ja väga oluline roll oli selle peale, et ettevaatlik tuleb olla. Ma ei saa, et kui ma juunis lähen mati peale, siis ma hakkan kohe esimesel päeval maadlema, kui ma mati peale lähen. Et ma pidin hästi rahulikult. Võib-olla ma tegin esimestel päevadel pool tundi trenni, 35 minutit trenni mati peale ainult, sest ma pidin väga kohusetundlik olema, mitte liialt riskima. Ja oluline ongi see, et kui sa vigastusest taastud, et see tagasitulek oleks võimalikult rahulik, sest tegelikult mis seal salata, kui ma märtsis teadsin, et vigastus on, siis ma teadsin, et ka septembri lõpus on MM tulemas. Ja siis oli vaja otsustada, kas tuleb võidujooks ajaga või võtame rahulikult, siis sai selgeks ka see, et liigselt kiirustada, sest see võib juhtuda veel midagi hullemat, kui pole liigselt taastunud, ehk siis ma unustasin selle MM-i mõtte ja panin paika teised eesmärgid. Ja kui me räägime kuidas see vigastus mind isiksusena tugevamaks on teinud, siis eks ikka sa tuled toime enda nii-öelda mõtete, halbade mõtetega. Ma tulen kordades, ma arvan, paremini toime kui enne seda operatsiooni. Ja kindlasti oli mul ka lihtsam sellepärast, et 2 operatsiooni oli olnud, ma teadsin, mida oodata. Need eelnevad operatsioonid olid küll lihtsamad ja lühema taastumisajaga, aga siiski ma teadsin, mida oodata ja see oli minu jaoks kõige tähtsam. Ja eks selline kindlasti ka väga palju andis juurde see, et ma sain tegeleda nende külgedega, mis on nõrgad. Kuna jalad ei ole mu kõige tugevam kehaosa, ma tegelesin metsikult jalgade tööga. Ja eks nüüd, kui ka juba on tehtud, ütleme siin 3-4 nädalat tatamil tugevamaid treeninguid, rohkem maadlemist juba sisse tulnud, eks ma juba vaikselt näen ka nende töövilju. Et see jalgade töö, mis oli enne operatsiooni, on peale operatsiooni, et tegelikult see on öö ja päev. Ehk selgelt mu jalad teevad hoopis teist tööd mati peal. Ma tunnen mugavamalt jalgadega heiteid tehes, aga selge on see, et maailma tipuni on selgelt veel paar sammu minna jalgade töö poolest, et see on mu kõige nõrgem koht. Ma tegin tööd, aga siiski veel veidikene on minna sinna kõrgesse tippu, et parandada seda jalgade tööd. Aga ma olen rahul, et ma sain töötada just nende asjadega, millega mul oli probleem, ehk tulebki võtta sealt, kus sa ei saa teha seda, mida tuleks teha, siis tuleb aidata muid asju nii palju järgi, kui võimalik. Ja mul on ka üks väga lihtne arv öelda, mis selgelt näitab seda, et ma tegin õiget tööd. Võtame kas või aeroobse töövõime näitajad, siis kui spordiarstil test, mis on iga aasta samasugune. Kui eelmisel suvel ma tegin seda testi 22 minutit ja siis sai jaksa otsa ning enam ei jaksanud, siis selle suvel ma tegin 25,5 minutit ehk 3,5 minutit kauem jooksutesti jooksulindil kasvava raskusega, ehk siis 21-aastaselt see areng ei ole nii metsik ka, et puhtalt arengu pärast peaks see paremaks minema, vaid selge on see, et tööd on tehtud väga õigesti ja ma olen sellega rahul. Ja eks ikka ole raske ka see, et ma olen küll laias laastus juba enam-vähem taastunud, aga kui ma veel võistelda ei saa, siis eks praegu ole ka nii-öelda neid raskemaid päevi. Aga ma olen väga kindel selles, et kuna mul on nüüd eesmärgid, kuhu poole püüelda, me panime paika, et U23 Euroopa meistrivõistlused novembri alguses on minu jaoks järgmine suur eesmärk. Nii-öelda, mitte suur eesmärk, vaheetapp. Olümpia on ikkagi eesmärk ja see on vaid üks vaheetapp, aga mul on lihtsam trenni teha, sest ma tean, kus on mu eesmärk, millised treeningperioodid on tulemas, et see teadmatus on selgelt muutunud väiksemaks ja on eesmärk. Ehk ma usun, et järjekordne näide sellest, kuidas võtta
võtta raskest momendist parimat ja kindlasti muutis see tugevamaks ja ma olen isiksusena tugevam.